Tere tulemast kuulama Eesti Juristide Liidu taskuhäälingu paragrahv erisaadet. Rahvusvaheline õigus. Eelmine kord sai väga obskuursel moel arutletud selle üle, mis see rahvusvaheline õigus oma olemuselt, elusalt või surnult vastavalt kuulaja maitsetele ja soovidele olla võiks. Seekord võib-olla natuke konkreetsemalt, kui see siin rääkijale üldse võimalik on. Ega vanale koerale uusi trikke ei õpeta. Võib-olla kuidagi konsolideeriks või mõtestaks paremini, eriti enda jaoks paika mõningad alustõed, mis rahvusvahelise õiguskorra eksisteerimiseks ja püsimiseks vaata, et vajalikud on. Esimene neist otse loomulikult on suveräänsus. Ajaloohuvilised meie seas kindlasti mõtlevad kohe 1648. aasta Vestfaalia rahulepingu peale, mis väike selline trivia küsimuse vormis või trivia küsimusele vastuse andmise vormis vihjena öeldud vormis oleks, et tegelikult oli seal 2 rahulepingut, mis kokku moodustasid ühe rahukontseptsiooni, aga niinimetatud Vestfaali süsteem pani paika rahvusvahelisel tasandil, rahvusvahelises suhtluses kehtima hakanud olulise põhimõtte sellest, et on olemas suveräänsed riigid, nende piirid ja neid piire tuleb tunnustada. Ja muuhulgas oli seal muidugi vaidlus ka selle üle, et milline on Püha Tooli ehk Vatikani ehk Rooma paavsti roll riikide tegevuses ja kas ikkagi riigi juht, valitseja saab ise luua korda oma maal, olla oma rahva juht, isa või ema, tolle ajal vast pigem ikka rohkem isa, aga ajalugu kõrvalekaldan on meile ka õpetanud muuhulgas, et iga valitseva mehe taga, olgu ta nii tugev või nõrk, kui ta on alati ja paratamatult, ja see paratamatus on ilus ja hea, tugev naisterahvas. Ja ma ei mõtle seda lihtsalt troonide mängu versioonis, kus oli tugevaid ja tugevamaid ja vähem tugevamaid naisterahvaid, aga troonide mäng, peab tõdema, on suurepärane ilukirjanduslik austusavaldus meie aegade lugudele, mis näitab riikide vahelisi ja inimeste vahelisi suhteid. Mitte ainult ilus ja võlus, vaid koleduses ja korratuses ka. Aga naastes suveräänsuse juurde, see printsiip on kandnud rahvusvahelist õiguskorda tänase päevani, sest hästi oluline asi, mis Vestfaali rahust välja kasvas, oli arusaam, et valitseja võimul on siiski piirangud.
see on see sama küsimus, mis tänapäeval võib olla siseriikliku õiguse võrdluses. Ühelt poolt tuleks väga hästi esile eelmine kord kajastust leidnud legendaarses Eesti kaubandusentusiastis, merede vallutajas, lahtede lahkajas ja igatepidi ässas businessmehes Eesti vapper Kalevipoeg võõras kohas, võõras riigis, Soomemaal, sadamatori. Minul kui Helsingi ülikoolis õppinud inimesel on väga, väga hellad ja armsad mälestused sadamaturuga, sest omal ajal siis, kui meri oli sinisem, muru oli rohelisem, Eestis oli oma raha ja me ei kummardanud nii palju seda Euroliitu, nagu ütleksid progressiivsed, konservatiivsed jõud tänapäeva Eestis. Käis Tallinna ja Helsingi vahet selline vapper katamaraan nagu Nordic Jetline, mis peatus mitte väga kaugel sellest. Heitis ankrusse mitte väga kaugel sadamaturust ja kodumaalt läände naastes skandinaavialiku, minimalistliku, dekadentliku heaoluriigi rüppe. Seda korda juba tudengina, kel taskus mõni kroon, mida välismaal rahaks vahetada ja ma ei tea, süüa osta. Ülikooli kohviku vegan menüüd nautida, sest kaua sa seda õllesummerlikult üleküpsenud liha ikka jõuad süüa. Ma olen ikka käinud pooleestlane, kes nimest aru ei saanud. Nagu ütles kunagi maja lõpetaja, olen ma kommunistliku okupatsioonirežiimi jäänuk. Teised ütlevad lihtsamini, on lihtsalt sõge sibul, aga igaühel oma. Nüüd see Senemie juurde tagasi tulles, miks see minu meelest väga õpetlik lugu on, see minu väga hästi näitab seda, kuidas sa võid ju inimesele õiguse aluseid õpetada, see ei tähenda, et ta neid õpib. Ja B, mina isiklikult tahaks siinkohal välja öelda oma igipõlise soovi, et kui siin kunagi hakatakse jälle põhiseadust muutma, siis mina arvan, et Eesti Vabariigi põhiseadus peaks olema teeraja ja viima meid paremasse aega ning kodifitseerima loll olemise kui põhiõiguse või rumaluse kui põhiõiguse, ehk kunagi tuleb ka näiteks ÜRO egiidi all The United Nations Convention on the Right of Being Ignorant. Aga see kõik on tulevikumuusika. Minu jaoks on see niinimetatud Senemie kaasus väga märgiline õppetund selle kohta, kuidas inimesed on võimelised elama vähemalt mõtteliselt ajas, kus Vestfaali rahu veel ei kehti ja suveräänsust ei tunnustata, sest kui sa teise riigi territooriumile lähed omi asju ajama, on see sinu asi kindlaks teha, et selle riigi kord ja kombed sulle teada on. See meediassegi jõudnud ja tänapäeval sinu tuubis kättesaadav mitmes versioonis, mitmetes pikkustes ja varjundites video sellest mehest, kes peale vaprat võitlust Soome politsei esindajatega olles kinni peetud ja kinni seotud, nõuab Euroopa Liidu õigust ja tahab teada, miks Soome politsei vahistab ausat Eesti ärimeest. Oleks pidanud ikkagi mõtlema selle peale, et Soome politseil on kord ja kohus ja ka õigus tagada Soome riigi seadusi. Ja tõsi, Euroopa Liit mõnedele sõber, mõnedele vaenlane tagab piiridülese kaupade liikumise ja piiridülese teenuste liikumise ja kapitalivabaduse ja isegi isikute liikumise. Et põhivabadused on
ilusad, toredad ja väga olulised. Toona me veel ei teadnud, et tulevikus seisame me silmitsi olukorraga, kus me peame hakkama mõtlema selle peale, et kuidas küll üks pikaaegne Pärsia lahe riiki lendamine võib mõjutada kodumaa vaprat poega Brüsselis, aga sellest vast mõni teine kord, kui üldse, siis vastutuse all. Aga suveräänsus on nurgakivi, sest rahvusvahelise õiguse jaoks suveräänsus tähendab esiteks seda, et eksisteerivad potentsiaalsed õiguse subjektid. Ehk siis suveräänne riik on vaba otsustama, kas osaleda rahvusvahelise õiguse protsessides või mitte selles osaleda. Siin on vast hea näide selle sama Euroopa Liiduga või millise muu rahvusvahelise organisatsiooniga. Kui me riigina oleme otsustanud, et me soovime mingisse organisatsiooni kuuluda, siis kui me oleme selle otsuse vastu võtnud kooskõlas oma enda siseriiklike normidega, siis on meil põhjust ennast õnnitleda järjekordse otsuse vastuvõtmisega. Aga kui me mingid peaksime leidma, ja ma ei ole siin selle jaoks, et kuidagi kiutada kedagi mingile mõttele või öelda, et miski on hea või halb, ma lihtsalt tahaks viisakalt ja sõbralikult kõigile neile, kes arvavad, et Euroopa Liit või mõni muu rahvusvaheline organisatsioon on Eesti orjastanud või mida kõike muud. Et NATO leping on baaside leping ja kõik need ilusad ajaloolised asjad, siis mul on teile sama soovitus, mis mul oleks ajas tagasi minnes härradele politseijuhtidele, et poliitiliste otsuste muutmine on poliitiline protsess. Nii et kui te soovite, et eripension taastataks, siis tuleb teha lobitööd selle jaoks, et see ka juhtuks ja kui te soovite näiteks, et me ei oleks enam üheski liidus, siis ka selle jaoks on vaja seda sama poliitilist tahet, mida te rahvusvahelisele õigusele kogu aeg ette heidate. Et kui Eesti Vabariik otsustab, siis praegu võimul olevad inimesed või tulevikus võimul olevad inimesed otsustavad meid sealt liidust või liitudest välja tuua, siis nii ta ka juhtub. Ja siis me saame näiteks omal nahal kogeda seda või omal käel vaadata, kui hea või halb see elu on. Et me muidugi võiksime Ühendkuningriigilt küsida, kuidas neil läheb, aga see oleks ikkagi ju suveräänsuse mitteaustamine ja Mats alati on tubli mees, ei kedagi ta pelga, ei kummardada saksa ees, ei tõmba küüru selga. Ja eks selle suveräänsusega olegi nii, et riigi jaoks oluline aspekt on selles, et riigi suveräänsus on riigi enda kätes. Meil on ajalooliselt proovitud kodifitseerida riigi tunnuseid Montevideo riikluse tunnuste konventsioonis eelmise sajandi 30-ndatel, kui mu mälu mind ei peta. Üritab ta paaniliselt üles leida viidet Montevideo konventsioonile, aga mõte oli selles, et paraku ei saanud see leping piisavalt osapoolte allkirju ja ratifikatsioone, et jõustuda. Nii et on ta selline mustand kodifikatsioon tavaõiguslikest reeglitest, mis meile tänapäeval kodanikuõpetuses, minu ajal oli see riigiõpetus, või jätta ühiskonnaõpetus, aga kui pole ühiskonda, pole ühiskonnaõpetust, et eile on ka riigiõiguses. Meile räägiti sellest, et riigil peab olema territoorium, riigil peab olema rahvas, riigil peab olema valitsus.
Aga rahvusvahelise õiguse jaoks on hästi oluline ja rahvusvahelise süsteemi jaoks, Vestfaali süsteemi püsimise jaoks on hästi oluline see, et riigil lisaks territooriumile, rahvale ja valitsusele oleks ka võime astuda suhetesse teiste riikidega. Ja see võime tuleneb sellest samast diplomaatiast, millest eelmine kord sai räägitud ja siin saab võib-olla ka niimoodi hurmalt ette öelda, et rahvusvaheliste lepingute õigusest tänase päevani räägitakse millestki, mida kutsutakse härrasmeeste kokkuleppeks, mis diplomaatia ajaloost üle võetuna diplomaatilistest tavadest pidavat indikeerima seda, et omal ajal, kui muru oli rohelisem ja vesi oli sinisem ja kaugel Vesteroses lendasid lohed ja lohed ema valitses maailma hellusega ja kui hellusest ei aidanud, siis ansallid, vaprad võitlejad, masinad panid asjad paika ja toimus see, mille kohta Genka on kunagi legendaarselt öelnud koduvisiit. Vabandust, raske lapsepõlv, betoonpõrand ja Pelgulinna tänavad. Siis see härrasmeeste kokkulepe tugines diplomaatide ja riigi esindajateks määratud isikute autundel ja nende renomeel ja heal mainel. Ehk siis, kui midagi lubati, siis seda ka tehti tänapäeva rahvusvahelises õiguses ja ka ilus ladina keeles öeldakse selle kohta vast pacta sunt servanda, kokkulepped kuuluvad täitmisele. Aga tõsi ta on, et praktikas suveräänid igapäevaselt tõestavad, et pacta natukene sunt servanda, enamasti üldse mitte sunt servanda, aga vahest jälle hästi pisut sunt servanda. Oleneb, kes küsib muidugi, et me purlisime rahad laskemoonaks Ukrainasse, aga hetkel vast peab paraku leppima asjaoluga, et Hormuzi seda väina ja Eesti Vabariik on välisministri näol avaldanud toetust Hormuzi väina avamisele ja ma olen kindel, et jäämlõhkoja Tarmo, kes nüüd on õnneks rüsi jää alt vabaks saanud, on rohkem kõnnelik. Mõneks ajaks kuuma päikese kätte minema. Ma muidugi loodan, et seal saab seda pärlipüüdi laulu laulda ja kuuma päikese eest vette sukelduda, aga romantilisemal põhjusel kui Liibanoni hutide poolt teele lastud rakett. Aga eks aeg näitab, mis ajalugu meile toob. Aga suveräänsus on muidugi ka jällegi sellepärast tänapäeval oluline, et need esimesed 3 elementi on iga riigi jaoks vajalikud. Territooriumi leiame me enamasti kaardilt. Eesti Vabariik on selles mõttes selline huvitav riik, ja nüüd ma ütlen midagi hästi noortepäraselt väljendades kringlit, hästi edgit, hästi väljakutsuvat, aga ma olen elu jooksul õppinud, et kõige hullem, mis muga võib juhtuda, on see, et keegi jälle ütleb mulle, et ma ei ole päris eestlane ja mõni ütleb, et saadab mu Siberisse, mis siis on nii. Aga mida ma tahan öelda on see, et teatavasti meil meie idanaabriga jätkuvalt piirilepingut ei ole. Ehk siis, kui nüüd hüpertehniliseks minna, siis Euroopa Liidul ja NATOl ja OECD-l ja OSCE-l ja paljudel teistel toredatel rahvusvahelistel organisatsioonidel on põhjust tibapinges olla, nagu ütlevad Maljuka uue andmebaasi kasutajad kõigi nende tüüpide kohta, kes loodavad, et neid sealt ei leita. Me ju nimelt oleme paika saanud demarkatsiooniliini enda ja Vene Föderatsiooni vahel. Ja ideeliselt meil on ka nagu leping olemas, aga meil ei ole seda ratifikatsiooni, et see teeb see rahvusvahelise suhtluse erilisemaks, et siseriiklikult piisab ühest allkirjast ja oled oma hinge müünud Mefistofele selle kiiremini, kui too jõuab öelda Jolosväeg Autorollo parkla
aga rahvusvahelisel tasandil allkiri tähistab ainult kahte asja. Rahvusvahelise lepingu allkiri ütleb seda, et suverään on nõus täitma lepingu eset ja eesmärki, ehk siis ta on nõus kas millestki hoiduma või vastupidi midagi tegema, aga seda sellistes üldistes piirides. Selle idee muide pani ÜRO rahvusvaheline kohus, mis on üks 6 ÜRO põhiorganist paika genotsiidikonventsiooni nõuandvas arvamuses, kus eesistujaks minu mälu järgi oli üks Viini 69. aasta rahvusvaheliste lepingute konventsiooni autoritest, Sir Hersch Lauterpacht. Tänapäeva Lvivis sündinud rahvusvahelise õiguse kolossus, kellest on väga huvitava raamatu ja loo rääkinud legendaarne Briti-Prantsuse õigusteadlane Philip Sands oma raamatus East-West Street, mida kindlasti soovitan lugeda. Seda kahjuks veel eesti keelde ei ole ümber pandud, ukraina keeles näiteks on täitsa olemas ja teistes keeltes, nii et kui keegi kunagi kavatseb kirjastuse püsti panna ja arvab, et inimahv, kes on kirjutusvõimeline ja natukene ka keelt tögab, võiks seal tööd saada, siis nagu ütleb laulusõna, ellab, jop, niimoodi ma slaidisingi DM-idesse, aga mis sa töötuna muud teed. Aga Hersch Lauterpachti ja rahvusvahelise kohtu arvamus genotsiidi konventsiooni rakendamise nõuandvas arvamuses, mis kiire kõrvalmärkusena, et muuta asja obskuursemaks, on õiguslikult mitte siduv. See on rahvusvahelise kohtu nõuandvate arvamuste võlu ja valu, et nad põhimõtteliselt on õigusnõu kohtunikelt. Et neid ei pea täitma, aga nad annavad hea ülevaate sellest, mis seisus rahvusvaheline õigus on. Nad selles mõttes oleks kas nüüd nagu võrdväärsed, aga sarnanevad on minu arvates, kui ma nüüd väga valesti pole asjast aru saanud, Euroopa kohtujuristide arvamustele, kelle tööks ja vaevaks on Euroopa kohtunikele seletada, kuidas Euroopa Liidu õigus töötab. Aga siin ma eeldan, oskab lugupeetud härra Piikamäe paremini öelda, kuidas see kõik täpselt toimub või kuidas tema kui endise Euroopa kohtujuristi arvates see asi töötab. Mina siin kõigest avaldan mitte juristi provanlikku arvamust. Aga miks see ese ja eesmärk olulised on see, et nüüdeks on nad küll kodifitseeritud Viini lepingute konventsioonis, aga kogu leping ei muutu suveräänsele riigile enne siduvaks, kuni pole toimunud ratifikatsiooniprotsess, ehk siis pole veendutud, et kokkuleppega ei minda vastuolu siseriikliku õigusega ja et siseriiklik õigus kui selline lubab ja võimaldab rahvusvahelise kokkuleppe täitmist, ehk siis põhimõtteliselt allkiri annab märku, et soovitakse tulevikus oma suveräänsus siduda rahvusvahelise lepinguga ja ratifikatsioon ütleb meile, et riik on valmis, võimeline ja omab soovi lepingut täita. Ratifikatsioonist on suurepärase artikli kirjutanud doktor Rain Liivoja. Kui ma õigesti mäletan, siis kuskil 2005-2006 aastal ajakirjas, võib-olla isegi natuke varem, õiguskeel, et kui kellelgi huvi on, siis liivaja.com saate viite kätte. Ja nii see elu käib. Teine oluline printsiip, mis tugineb suveräänsusele, sest ma ei väsi kordamast, et kogu rahvusvaheline õigus algab riigiga ja lõpeb riigiga. Nii kurb ongi, et siin
meenub mulle alati minu õppejõu ja magistritöö juhendaja nüüdseks Cambridge'i ülikooli professori Jan Klabersi igati välja teenitud hea seletus ja tuginemine ajaloolisel näitele rahvusvaheliste lepingute õiguse loengutes. Jan Klabers nimelt on kirjutanud nagu nad ütlevad inglise keeles the seminal treatise, sest eesti keeles seemenda traktaat kõlab pehmelt imelikult. Aga ajaloolise teksti, tema doktoritöö keskendus lepingu olemusele rahvusvahelises õiguses. Eesti keeles saab 2021. vist oli esimeses riigiõiguse aastaraamatus erinumbris või esimeses numbris ilmununa lugeda Jaan Krossi väitekirja mustandit lepingu mõistest rahvusvahelises õiguses, mis siis tehniliselt on ajalooliselt vast esimene Euroopa kontinendi käsitlus selle üle, mis see rahvusvaheline leping on. Siin tahab võib-olla vaielda natuke selle üle, et vaadates teised ka, et aga nagu puhtalt sellele. Aga esimesena avaldati vast ikkagi minu mälu järgi professor Klabersi väitekirja 96. aastal, mis on tänase päevani väga oluline tekst, sellepärast et seal on professor Klabers väga süstemaatiliselt ja relevantselt läbi vaadanud tolleks ajaks kehtinud kohtupraktika ja välja toonud siis rahvusvaheliste kokkulepete idee ja olemuse. Härra Krossi väitekiri on sama huvitav ja sama relevantne, eriti just sellest aspektist, et härra Kross kirjutas rahvusvahelist lepingust enne, kui Viini lepingute konventsiooni läbirääkimised üldse algasid, nii et tema töö puhul on vast oluline välja tuua ka tavaõiguse kodifitseerimise väärtus. Aga tulles selle näite juurde, siis suveräänsus oli on ja jääb sellepärast, et teatavasti olla kunagi Joosif Vissarionovitš Džugašvililt, keda me tunneme Joosif Vissarionovitš Stalinina, küsitud, et mida too arvab sellest, et kes on siis võimsam valitseja, kes härra Stalin või Rooma paavst. Ja härra Stalin oli kurikuulsalt, kui mu mälu mind ei peta, ajakirjanikult vastu küsinud, et mitu tankidiviisi paavstil on. Siis siin rahvusvaheliste lepingute suveräänsusega on sama lugu, et rahvusvahelisel õigusel puudub igasugune väärtus, kui riigid seda ei toeta, ehk siis kui rahvusvahelise õiguse taga ei ole riike. Ja suveräänsusega on nüüd sama lugu, et ta võib meil ju riigina olla, aga kui meil puudub võime suhelda teiste riikidega, siis ei ole meil ka väga lootus sellest rahvusvahelise õiguse protsessist osa saada. Kuigi me selles mõttes ikkagi eksisteerime riigina edasi, aga meid võiks näha paariate või siis persona non gratadena, tänapäeval vast Põhja-Korea on selline omamoodi näide, et oleks minu arvates natuke võib-olla totter väita, et Põhja-Koreal puuduvad igasugused suhted. Suhtlevad ikka Venemaa ja Iraani ja Hiinaga ja nad suhtlevad ka oma naabri Lõuna-Koreaga minimaalsel tasandil, aga pigem vast on Põhja-Korea puhul tegu väga omapärase riigiga, kellel on nii oma ajaarvamine ja oma nägemus maailma loomisest, aga lõppkokkuvõttes viimased aastad on väga selgelt näidanud, et see, et ametlikult võib-olla kõik ei tunnusta mingit maalapikest eraldi eksisteeriva riigina, ei võta talt seda suveräänsust, ehk siis 4. element võime astuda suhetest teiste riikidega on rahvusvahelisel tasandil eksistentsiaalselt vajalik, sest mingist hetkest võib tekkida küsimus, et mis saab siis, kui enam süüa ei ole. Et tänapäeval vast Hormuzi väina ja mereteede kägistuspunktidega, inglise keeles choke points, mereõiguses ja raiemalt rahvusvahelises õiguses ja julgeolekuõiguses esile kerkinud debattide valguses on see suveräänsuse printsiibist
edasi arendatav õigusvõime idee. Sama oluline, et riikide jaoks pahatihti osalemine rahvusvahelistes lepetes ja rahvusvahelises õiguses on eksistentsiaalne vajadus. Viimasel ajal on palju kordamist leidnud Lennart Merile omistatav idee sellest, et rahvusvaheline õigus on väikese riigi tuumapomm. Tõsi ta on. Me võime alati diskuteerida selle üle, et kui palju parem meil oleks üksi või kui palju parem meil oleks rohkem iseseisvust, aga suveräänsuse ja õigusvõimega käib kaasas rahvusvahelise õiguse jaoks väga oluline ise otsustamise võimekus ja näiteks rahvaste liiga ajal, jah, mina ütlen liiga, kuigi eesti keelde enamasti tõlgitakse rahvaste liit, aga ingliskeelne nimi oli The League of Nations, mitte The Union of Nations, aga ma arvan, see on selline terminoloogiline debatt, mida päris õigusteadlased minuga vabalt pidada viitsivad. Ja ega ta maailmas väga midagi muuda ka, kui kuskil mingi kiilakas ütleb, et hoopis rahvaste liiga. Ma tunnen ennast selle võrra paremini. Aga rahvaste liiga juures tegutses tänapäeva ÜRO rahvusvahelise kohtu eelkäija, alaline rahvusvaheline kohus, The Permanent Court of International Justice. Kui poeetilisemaks tõlkega minna, siis rahvusvahelise õigluse alaline kohus. Ja nende üks esimesi kaasusi, selle juurde tahaks kindlasti tagasi tulla, kui lubatakse järgmine kord, kui räägime lepingutest, Wimbledoni kaasus. Ma ei mõtle siin küll seda tenniseturniiri, aga ühte ilusat aurikut, SS Wimbledon, Steamship Wimbledon, mis sattus väikesesse mure kohta, tal tekkis takistusi Kiili kanali läbimisel seoses lastiga, aga sellest järgmine kord. Aga Wimbledoni kaasuses juba 1923. aastal alaline rahvusvaheline kohus. Täiesti, ma nüüd ei tea, kas nad tegid seda meelega või mitte, mina olen seda alati lugenud sellise kõige paremast oleks selle kohta öelda ülekeeva õigluse väljendusena, et kaasus ise räägib väga konkreetselt Kiili kanali lepingu tõlgendamisest, aga seal ühes paragrahvis täiesti üllatlikult alaline rahvusvaheline kohus postuleerib sellise toreda printsiibi, mida hiljem on korduvalt kasutatud rahvusvaheliste lepingute õiguse tõlgendamisel, et rahvusvahelisesse kokkuleppesse astumine või siis rahvusvahelise kohustuse võtmine on riigi suveräänsuse ülim väljendus. Ehk siis, kui me iga kord ütleksime, et meile midagi peale surutud, siis vastu saab öelda, et enamasti rahvusvahelise kohustuse võtmine on ikkagi riigi enda otsustada. Kuigi siin peab ära märkima, et seal Saksamaa argument vaidluses oli see, et neil väga palju variante ei olnud, nad kaotasid sõja, nii et nad pandi fakti, et kas lepite või madistame edasi, aga tolles konkreetses olukorras kohus siiski jäi arvamusele, et elu on karm ja ebaõiglane, aga te ju otsustasite ikkagi leppida lepinguga ja peate seda nüüd täitma. Kas see aus on? See on natuke teistsugune küsimus, aga pigem vast on oluline märkida, et suveräänsus, õigus, subjektsus ja seeläbi siis sellesama õigussubjektsuse ja võime rahvusvahelistesse suhetesse astumiseks ärakasutamine on see, mis rahvusvahelist õigust riikide vahel loob. Viimase mõttena tooks välja selle, et tõsi ta ju paraku on, et rahvusvaheline õigus, nagu iga õigus, vajab enda kehtestamiseks teatud jõumonopoli. Me teame siseriikliku õiguse teooriatest, jällegi tänu härra Kelsenile näiteks, et positiivismis on riigil jõumonopol, sest riik kehtestab reeglid ja riigil on võimalus neid reeglid ka tagada
eeldusel, et ta soovib seda muidugi teha, aga siin isiku ja riigi vahelises suhtes on riigil ikkagi eelis, sest riik mitte ainult ei loo reegleid, vaid riigil tõesti on politsei ja muud võimuorganid, mis võimaldavad õiguskorra rikkujaid korrale kutsuda. Riikide vahelises suhtluses on selleks midagi ajalooliselt olnud sõda, kuigi oleme me ju vastu võtnud Kellogg-Briani pakti, kus me leppisime kokku, et me läheme vastuollu vanaisa Clausewitsi ideega, kes teatavasti ütles, et sõda, see on rahvusvahelise suhtluse jätkamine teiste vahenditega. Aga Kellogg-Briani paktis või Brian Kelloggi paktis, kes kudapidi loeb, jõuti ju järeldusele, et rahvusvahelises suhtluses jõudu vahendina ei kasutata, aga nagu ajalugu näitab meile, ei osutunud see leping ka väga populaarseks paraku, täpselt nagu see õnnetu Montevideo konventsioon oma riigi tunnustega. Tänapäeval minu teada kõige populaarsem rahvusvaheline leping peaks olema ÜRO lasteõiguste konventsioon, sest kellele siis lapsed ei meeldi. Ja nende kaitsmine, nii et selles mõttes tuleb au anda, et nõrgemate ees seistakse. Ja sellest tulenevalt see argument, et rahvusvahelise õigus on tugevam õigus, on selles mõttes arusaadav, aga siin ma tahaks meelde tuletada, et ka siseriiklikus õiguses ei ole see elu nüüd midagi nii lihtne, et kõik on lust ja lillepidu lõppkokkuvõttes. Iga õigussüsteemi selliseks Achilleuse kannaks on õigusselgusetus ja õiguslüngad. Õiguslünkade poole pealt soovitan ma lugeda legendaarse Roger O'Keefe'i suurepärast ettekannet, aastate ja aastate tagust ettekannet, kui ma õigesti mäletan Euroopa rahvusvahelise õiguse seltsi aasta kongressil. Mina nende seltside kohta väga ei tea, ma olen neist kuulnud, aga sinna võetakse ainult päris õigusteadlasi. Nii et mina lugupidavalt jälgin äärealadelt, mida siis eksperdid teevad, aga seda ilusat ettekannet saab lugeda Euroopa rahvusvahelise õiguse ajakirja blogis, kus ta on avaldatud siis minu mälu järgi 2 osas, muidu ma võra. Aga selle pealkiri on Once upon a time there was a gap. Ükskord oli lünk, see on selline tore viide ingliskeelsete muinasjuttude alguses olevale sissejuhatusele, et meie kandis tavatseks öelda elasid kord, aga ingliisi keelt kõnelevates maades, nagu ütleks Arbu ja Koulu päris oli French, Indrek Hargla romaanides tavatsetakse öelda once upon a time. Igatahes Roger O'Keefe toob oma kõnes välja väga nüansseeritud näiteid selle kohta, kuidas õiguslüngad on nii õiguskorra üldiselt kui ka rahvusvahelise õiguse sellised omamoodi hauakivid või siis vähemalt Achilleuse kannad. Mis siis tähendab seda, et minu arvates siseriiklikus õiguses võib juhtuda seda, et midagi on reguleerimata, mis tähendab seda, et meeldib sulle või mitte, saab riik sult midagi mitte nõuda või sulle midagi mitte anda, kuna me oleme otsustanud seda mingil põhjusel mitte reguleerida või vastupidi, me lihtsalt ei ole mõelnud millegi reguleerimise peale. Aga teistpidi võib juhtuda see, et me lihtsalt leiame ennast olukorrast, kus me peame endalt küsima, et kas meil on jõudu ja võimekust õigusnormidele vastu astuda. Siin ma tahaks võib-olla lõpetada sellise igale väikeettevõtjale tuttava näitega sellest, et kui on sinu kord, siis pead sa hakkama otsustama, et kas on sinu kord vastu võtta see ettekirjutus riigi järelevalveorganilt. #Maksu- ja Tolliamet, #never forget, armastust, rõõmu, jõudu teile. Väikeettevõtjad teavad, riigieelarvet tuleb kuidagi täita, sest mida väiksem sa oled, seda suurem on sul soov olla seaduskuulekas.
ja sellest tulenevalt on see jõupositsioonilt asjade ajamine alati olnud juba aegade algusest mitte ainult riikide vahelise suhtluse, vaid ka riigisisese suhtluse pärusmaa. Aga siinkohal oleks võib-olla paslik selleks korraks joon alla tõmmata, et järgmine kord juba rahvusvahelise õiguse allikate juurde asuda. Teiega oli Eesti Juristide Liidu taskuhäälingu paragrahv, erisaade seosetud teksti luges Aleksandr Popov.